Kõik loomad ja taimed vajavad elamiseks ja kasvamiseks energiat. Seda energiat saadakse protsessi käigus, mida nimetatakse hingamiseks. See on keemiliste reaktsioonide ahel, mille käigus toimub glükoosi lõplik lagunemine ja vabaneva energia salvestamine. Kõik elusorganismid hingavad kogu aeg, isegi kui nad magavad. Enamik taimi ja loomi hingab aeroobselt, see tähendab, et nad tarvitavad hapnikku. Üldistades võib öelda, et hapnik ühineb glükoosiga ning moodustub süsihappegaas ja vesi. Kuid samal ajal vabaneb ka energia. See ongi sama energia, mis võimaldab taimedel ja loomadel liikuda ja kasvada. See keemiline reaktsioon leiab aset ka inimese organismi igas rakus. Et jälgida hapniku tarvitamist ja süsihappegaasi eraldumist, ühendatakse sportlane arvutiga ühendatud gaasianalüsaatoriga. Hapniku sisse hingates jõuab osa sellest kopsude ja vereringe kaudu iga rakuni. Arvuti mõõdab, kui palju hapniku keha iga hingetõmbega omastab. Milline toime on füüsilisel koormusel hapniku hulgale, mida Jackie ära kasutab? Ta jääb 4 minutiks paigale ning arvuti mõõdab tarbitud hapniku hulka. Kõver koosneb punktidest, millest igaüks vastab ühele hingetõmbele. Puhkeseisundis on sisse hingatud ja ära tarvitatud hapniku hulk vähem kui 1000 milliliitrit minutis. Kuid mis juhtub, kui Jackie hakkab käima? Nagu võibki oodata, tema hapnikuvajadus kasvab, tarvitatud hapniku hulk on enam kui 2-kordne. Järgmised 4 minutit teeb ta sörkjooksu ning seejärel jookseb palju kiiremini. Kui koormus muutub suuremaks, vajab keha rohkem energiat, hingamine muutub kiiremaks ning koos sellega hapniku tarbimine suureneb. Gaasianalüsaator mõõdab ka hapniku ja süsihappegaasi kogust õhus, mida Jackie välja hingab. Sinakas lillad punktid tähistavad süsihappegaasi protsentuaalset hulka välja hingatavas õhus. Kui koormus on suurem, eritab organism seda rohkem. Mustad punktid tähistavad hapniku protsenti välja hingatavas õhus. Kui keha vajab lisahapniku, omastab ta seda sisse hingatavast õhust rohkem, kuid organism saab omastada ainult piiratud koguse, nii et kõver jääb lõpuks ühele tasapinnale. Et suurendada hapniku hulka, hingab Jackie automaatselt sügavamalt ja sagedamini. Kui sportlane jookseb täiskiirusel, võivad lihased vajada rohkem hapniku, kui keha suudab pakkuda. Sel juhul muutub aeroobne hingamisreaktsioon anaeroobseks. Piisava hulga hapniku puudumisel lagundab organism glükoosi, süsihappegaasi ja vee asemel piimhappeks. See anaeroobne reaktsioon vabastab samuti energiat, kuid mitte nii palju kui aeroobne hingamine. Nüüd mõõdetakse piimhappe hulka Jackie veres, kui ta on puhkeseisundis, pannes väikese tilga verd kaasas kantavasse loendurisse. Tulemus 1,0 on väga madal. Kui Jackie hakkab jooksma, tõuseb ka piimhappe hulk lihastes. Piimhappe on veidi mürgine ja hakkab haiget tegema. Kui seda eritub liiga palju, on valus edasi joosta. Veel üks veretilk, et mõõta uuesti piimhappe taset. Nüüd on see palju kõrgem.